Peaminister on siit jalga lasknud, aga see selleks. No kuulates seda arupärimise käiku, siis ma juba ütlen alguses ära, et ega sotsid nüüd teisiti ei oskagi kui olukorras, kus terve Eesti on kriisis, on majanduskriisis, on energiakriisis, on finantskriisis, suveräänsuskriisis, põhiseaduslikus kriisis, õiguskriisis, hariduskriisis, keelekriisis, rahvuskriisis, demograafilises kriisis. No ega nemad muud ei oskagi, kui et tulevad välja neile just nimelt omase üliolulise ja maailmajaloolise tähtsusega kriisiga ja selleks on LGBT inimeste kriis. No et justkui neid vaenatakse kuidagi eriliselt ja õelalt, no ma ei tea. Meedia on meil igapäevaselt täis pigem teateid, kuidas vaenatakse, vägistatakse hooldekodudes vanureid, kuidas õpetajaid koolis loobitakse toolidega, sõimatakse voorimehe kombel, kuidas taaskord ja taaskord tapetakse keegi ära. Ja need ei ole valdavalt mingid tähestiku inimesed, vaid täiesti tavalised Eesti inimesed, kellel pole vaeses ja sõgeda valitsusega Eestis mitte mingit kaitset. Ometigi neid vaenatakse, diskrimineeritakse, pekstakse, vägistatakse, isegi tapetakse. Ja siis tulevad siia sotsid oma arupärimisega, miks riik ei tee piisavalt mingi marginaalse tähestiku rahva jaoks ja kaitseks. Ja noorte hulgas on tõepoolest vaimse tervise häirete maht epideemiliselt kasvanud. Nende vaimse tervise häirete leviku üks põhjus muuhulgas on ka riiklikes õppekavades ja igasugu MTÜ-de rahastamises, mis ajavadki noori soosegadusse ja võtavad neilt ära õnneliku lapsepõlve ja tasakaaluka teismelise ea, surudes neile pähe mõtteid, et nad pole sündinud normaalsena, vaid peavad leidma endas kedagi, kes nad tegelikult pole või siis äkki ehk on. No siin arupärimises on välja toodud statistiliselt just LGBT noorte suitsidaalset käitumist, aga tegelik kurb statistika on palju hullem just konkreetselt nende hulgas, keda nimetatakse poisteks ja tüdrukuteks. Kui neid niinimetatud tähestiku noori on noortest üldiselt ainult 5% ja arupärijate statistika, millega siin opereeritakse, mida esitatakse nagu millegi väga hirmsana, on protsentuaalselt sellest 5%. Ehk et see arv, kellest räägitakse siin arupärimises, on taaskord ikkagi täiesti marginaalne. Ja mul tõepoolest on kahju nendest noortest inimestest ka ses mõttes, et nad on nii suurelt ja ideoloogiliselt ära lollitatud ja nüüd veel hirmutatakse neid ka sellega, et keegi kusagil kangesti tahab neile halba, vaenab ja diskrimineerib neid. Eks sealt tule otsida ka seda osa neist põhjustest, miks nad ennast halvasti tunnevad. Kuni suitsiidi mõteteni väljas, noored ongi ju väga õrnad. Aga tulles päriselu juurde tagasi, statistika üldiselt räägib ikkagi, kui räägib suitsiidi statistikast, ta räägib poistest ja tüdrukutest. Ja siin, head kolleegid, on numbrid tõesti kurvad. 14% päris poistest ja tervelt 30% päris tüdrukutest on mõelnud suitsiidi mõtteid. Ja vaat siin on probleem. Kuidas vähendada vaenu ja tõrjutust ja sellest tulenevat vaimse tervise kahju nende hulgas? Sellega ei suudeta tegeleda, tehakse ainult suuri sõnu. Aetakse lapsi ja noori hulluks kliimaärevusega, riiklikult on seda tehtud juba aastaid ja nüüd ongi tulemus käes. Aetakse hulluks sõjahirmuga, aetakse hulluks nende vanemate panemisega igapäevaselt väljapääsmatusse olukorda, kellele maksukirveid ja uusi makse järjest selga laotakse. No ega noored ei ole ju pimedad ega kurdid. Nad näevad ju oma vanemate pealt, kui raske neil on, kuidas nad peavad igapäevaselt rabama, kuidas neil pole enam aega oma laste jaoks. Pole raha, et nende vajadusi täita ja sealt omakorda tõusetub hädas vanemate omavahelise vägivaldsuse teema, sest see ahistus ja väljapääsmatuse tunne konverteerubki seal perekonnas üksteise süüdistamiseks, alkoholismiks ja kõigeks, mis sellest tuleneb. Lapsed ja noored näevad seda kõike pealt ja nende turvatunne väheneb ja see omakorda konverteerub üksteise kiusamiseks koolis ja sotsiaalmeedias. Te võite neid hästi rahastatud ja pseudoõilsaid kiusamisvaba kooli ja lillade karude kampaaniaid teha palju tahate. Juurpõhjus on hoopis mujal ja see kala mädaneb meil peast.
See mädaneb ikkagi seal ülevalpool, kus vastu võetud poliitilised otsused on tekitanud olukorra, kus frustreerunud kodanikud elavad end erinevates valdkondades välja ja kiusavad lõpuks kõike ja kõiki. Ja me nägime, kuidas peaminister oma vastustes käitus samuti tüüpilise koolikiusajana, kasutades ära oma positsiooni, küsijaid alavääristades, nende motiive sildistades ning põhimõtteliselt gaslightis just konservatiivseid küsijaid automaatselt ja absoluutselt igas aspektis. Aga see on märgiline ja kahjuks on see eeskuju. Ja seejuures on see väga halb eeskuju. Ja ma siin lõpetuseks pöörduks ka arupärimise algatajate poole. No te armastate hirmsasti näpuga näidati kellegi teise peale, kui räägite kellegi allasurumisest või siis tema soo põhjal, alaesindatusest ja diskrimineerimisest kellegi soo põhjal. Aga mina küsin, miks teie erakonna esimees on mees? Miks teil pole juhatuses kõik naised või vähemalt enamus? Ja kohaliku võimu tippkohtadel on teil samuti mehi rohkem. Tehke kõigepealt oma erakonnas asjad korda, ärge teiste otsa vaadake ja ärge teisi süüdistage. Aitäh!